minu julgus öelda nendele klientidele jah, selle teemaga, mis on mulle endale nii-öelda väljakutse, kus ma ei ole korras, ma ei ole finantsiliselt vaba. Esimesena ma jagan ära selle, et minu kõige kohutavam kogemus millegi õppimises on 2 asja. See, kui ma õppisin raamatupidamist, küünetehnikuks õppimine. Võib-olla esimesel kohal on raamatupidamine, teisel kohal on coachiks õppimine, 3. kohal on küünetehnikuks õppimine. Ja ma ei saa öelda, et mul täna üheski lõksus ei ole. Kindlasti ole. Mina võiksin hakata õpetama inimestele, kuidas YOLO elu elada, et kuidas elada siis elu, millele võib panna pealkirja nagu linnuke oksal, mis tähendab seda, et homset ei ole. Mul endal läks selle peale asjade pakkumine kliendile hästi palju kergemaks, kui ma sain aru, et ma ei pea nendega mängima, ma ei pea manipuleerima, ma ei pea neid survestama, ma ei pea nendega trikitama, vaid ma võin olla oma müügis täiesti aus. Ei vaidle vastu, eneseareng ja sellesse lõksu osasse kinnijäämist ma arvan, et ma olen piisavalt kogenud. Vaata, kas sa nägid, et korraks käis liiks ei tulnud, aga kaamera läks uduseks. Sellega, et 33 on ilus number, me alustamegi tänast episoodi. Tere tulemast tagasi, vaata ja kuulaja. Julgus valida muutust podcast on sinu ees ja episood 33. Täna on näha eetris tuttavaid nägusid. Tere, Ketlin. Tere, Liisi. Ja tänane episood lõi nii, et mul oli plaanis teha üks sooloepisood. Ma tahtsin rääkida teemast enesearengul lõksud. Sest ma ikka, tuleb täna sellist, ma arvan, ausat ülestunnistust ka päris palju kõikide nende lõksude kohta, kus ma ennast olen aja jooksul avastanud. Ja ma rääkisin Ketlinile sellest plaanist ja nii kui ma sellest rääkisin, siis ma teadsin, et kuule, me teeme seda saadet koos. Et aitäh, et sa kinni võtsid sellest ja nõus sellest. Jaa, sellepärast, et olgem ausad, ei vaidle vastu eneseareng ja sellesse lõksu osasse kinnijäämist ma arvan, et ma olen piisavalt kogenud. Ja kui meid kuulab keegi, kes arvab, et temal küll ühtegi lõksu pole ja kõik on valmis ja selge, siis ilmselgelt on põhjust võib-olla vaadata, et see võib olla lõks, kus sa istud. Ja ma tahangi siia algatuseks öelda, et tänane episood on natuke teistmoodi, sest me arutame seda asja siin kahekesi lahti ja sa võid saada seda kuulates tigerdatud. Ja ma arvan, et ma võin ise ka saada. Sinu eest ei saa rääkida. Aga mis on hea siit nagu kaasa võtta algusest, et kui nüüd tuleb see koht, et tunnen, et ei taha nõus olla sellega, ei ole nii, siis vaata sinna sügavale, siis seal on tõenäoliselt üks koht, kus sa ka natuke võib-olla oled kinni. Tahad sa siis endale tunnistada või ei taha, nagu ikka, kuula seda kõike avatud meelega, võta siit endale see, mis sind kõnetab ja mis üldse ei kõneta, selle võid rahumeeli jätta teistele. Kuule, aga millest sellest, ma natuke rõbistan siin, sest kaelaaited ei sobi, need käivad vastu mikrofoni. Aga miks sellest teemast üldse võiks rääkida? Mis sina arvad? Miks see oluline on? Võiks ju igaüks oma teed käia ja ämbreid kolistada ja rahul olla sellega ka? Ei ka isegi nagu, kui me selle podcasti ära oleme teinud ja see on eetrisse läinud, ega mina ei saa kellelgi keelata edasi kolistada. Selles mõttes, et niikuinii igal ühel ongi oma tee ja on nii-öelda see valikute koht, ja mulle endale nagu tundub, et miks see on oluline. Ma arvan, et see hakkab oluliseks muutuma selles arenevas ja muutuvas maailmas, sest et ka kõik see, kuidas me seda vaimsust ja spirituaalsust ja enesearengut siin siiamaani teinud oleme, see läheb ka muutusesse, aga see ei jää nagu samasuguseks. Et kui me räägime sellest, et maailm muutub, ega ma ka täpselt ei tea ju, mida see tähendab, ja kas ta siis ikka muutub ja kuidas ta muutub ja mis sellest kõigest nagu välja tuleb ja võib-olla see on ka lõks. Võib-olla see on ka üks lõks, kus me oleme, et meile muudkui räägitakse, et midagi maru muutub, Siis ma arvan, et mitte, et ma arvan, aga see on ka minu tunnetus, et mitte midagi ei jää sellest muutusest puutumata. Ja selle võrra läheb muutusesse ja saab sellest ka puudutatud see sama enesearengu maailm, vaimsus, spirituaalsus, see, kuidas me midagi teinud oleme, kuidas me midagi näinud oleme ja kuidas me seda midagi nagu edasi teeme.
ja miks sellest võiks rääkida, siis sellest võiks rääkida kas või nagu selles võtmes, et anda näiteks lihtsalt mõtteainet. Või ka võimalust ja julgust valida mingisugust teistsugust perspektiivi sellest kõigest. Ja jagada kogemust, sellepärast, et igal on ju oma kogemus, aga mingid lingid võivad olla selles, kui tihti on see, kui sa mulle midagi räägid või keegi teine räägib, siis mul nagu okei, mul tuleb hoopis mingi teine seos, mitte selle ühe asjaga. Ja mida ma veel näen, miks minul tuli see tunne, see saade teha, oli see, et kui ma jälle avastasin ennast ühest lõksust, siis ma saan aru, et see on see, millega mu meel hoiab mind tegevuses, et ma nagu justkui nagu, ma ei tea, arvan siis midagi, et ma olen kuskil kohale jõudnud või kuskil on tohutu palju vaja midagi läbi ammustada, enne kui saab eluga edasi minna. Ja kõik see nagu on tohutu siuke tegelemine, sa võid käia teraapias ja panna kaarte ja mõelda sellega olla, ma ei tea, tunda. Ja see viib selleni, et mul lihtsalt on selle tegemisega nii palju tegemist. Ja ma tegelikult ei lähe sügavale ja ei vaata, kus see päriselt on. Ja siis ma võin aastaid teha seda asja. Ja kogu aeg tundub, et tohutu palju on teha ja sa ei saa mitte kunagi otsa. Et see on see, miks ma tahtsin ka sellest teemast täna rääkida. Aga mis sul kohe meelde tuleb siit esimesena? Oma lõksudest. Ja sa ei pea üldse paljastama, sa võtist rääkida sõbrast. Asking for a friend. Just asking for a friend. Ma küsin ühe sõbra jaoks täna. Või et ma räägin teile ühest sõbrast täna. Ma räägin ikka endast. Mis sõbrast? Mu sõpradest tea nagu väga midagi. Tead, mis veel või? Enne kui sa endast räägid, sa võid minu käest ka küsida asju. Täna on täpselt siuke kahekas ping-pong on. Mul on ju vaja ka harjutada. Kõike seda. Et kui sul tuleb tunne, siis julgelt. Ja sina, kui sa vaatad, kuulad, siis küsi ka meie käest küsimusi. Seda saad ju küsida siin YouTube'is, selle saate all või Facebooki kirjutada või mis iganes sul tunne tuleb, et tahaks. Minu enda jaoks kuidagi see lõksumaailm, ma olen selles lõksumaailmas olnud kahel viisil. Ma olen olnud selles mõttes lõksus, et ma olen ise ju olnud suur tarbija ja nii-öelda kogeja ja käija ja sündmused ja retriidid ja teraapiad ja kõik. Ja siis olen ma olnud selles lõksus teistpidi selle kõige pakkujana ka, kus sa koged nagu mingisuguseid nagu teistsuguseid kogemisi selle kõige nagu, kuidas ma siis ütlen. See on minu jaoks nagu see koht, et kui ma võtan nagu seda, et ma lähen ma tunnen, et ma tahan millegi pärast minna rohkem täna nendesse lõksudesse võib-olla, kus ma olen ise looja olnud, kus ma olen siis ise midagi pakkunud kellelegi. Ja mingisuguses hetkes ma hakkasin aru saama, et on olnud väga palju tegevusi selles vaimses ja spirituaalses maailmas, mida on ajendanud see, et see toob raha sisse. Ja mulle meenub üks retriit, mida me tegime. Ma mäletan, et meid oli mitu loojat sellel retriidil ja meil tekkis selle retriidi lõpus, minule täiesti teadmatult tekkis selle retriidi lõpus siis ühel nii-öelda kaasloojal minu suhtes pretensioone. Ma ei teinud mitte midagi. Võtsin ainult raha selle eest. Ja siis ma sain nagu aru, see oli vist võib-olla mingisugune üsna selline, ma ei tea, kui mitmes kord, kus ma hakkasin aru saama, et selles vaimses ja spirituaalses maailmas käib väga palju asju raha ümber. Aga mitte nagu heas mõttes raha ümber, vaid et see käib ikkagi kuidagi nagu sellise koha pealt, et et see mängitakse publikule välja nagu hästi ilusa ja vaimse ja valge ja puhta loona. Et küll meie siin oleme ikkagi nagu vaimsed. Ka nende ilusate lugude all
ja taustal käib mingisugune nagu nagin. Noh, et keegi ei panustanud või sa panustasid liiga vähe või sa tegid nii või naa. Ja see oli kuidagi selline koht minu jaoks, kus ma hakkasin äkki pärast seda sama oma enda kogemust. Tollel hetkel ma ütlen ausalt, et mul läks mitu aastat hiljem nagu tuli see taipamine minu jaoks, et ma tegin selle või ütleme siis niimoodi, et ma olin sellel retriidil lihtsalt mina. Ja ma ei teadnud, et ma oleksin pidanud veel midagi rohkem tegema, mis oli nagu ka omaette huvitav koht, aga võib-olla see lükkas mind kuidagi nägema seda, et kui palju sellist on selles maailmas, mida mõnes mõttes öeldakse, et ei, meil seda ei ole. Meie siin raha pärast ei tülitse, meie ei tee siin raha pärast mitte midagi, et meie siin tahame ikkagi nagu puhtast armastusest. Ja seal on seda ka. Ja seal ongi seda ja selles mõttes, et kui me elame maailmas, kus raha on energiavahetus või raha ongi see, millega me siis siin saame erinevate teenuste ja asjade eest tasuda, aga ma hakkasin seda märkama. Ja ma arvan, et ei ole mitte midagi valet ja tollel korral vist sai ka välja öeldud lause, et jah, ma tegingi seda raha pärast. Sest see on minu töö ja see töö toob mulle sisse raha ja selle rahaga ma ostan endale leiva lauale ja ma maksan üüri. Ehk et kas ma julgen olla seda vaimsust ja spirituaalsust teistele pakkudes nii aus, et ma ütlengi, et jah, see on praegu minu töö, sest et kuskil on ka ju see lugu, eks ole, et kõik see peab olema tasuta kätte saadav. Ja olen ka lugenud kommentaare, kui keegi paneb kursuse müüki, siis keegi on seal all ja on pahane, et miks sa raha küsid selle eest või miks see nii kallis on. Just. Et jälle see on see hea koht peeglisse vaadata, et kui ma tahan kõike tasuta, siis mis see minu kohta ütleb, mis siis endas siis võiksin siin nagu sellest teadlikuks saada. Ehk et siis see koht, kus ma hakkasin ise endale nagu tunnistama seda, et jah, see, mis ma teen, ongi minu töö ja täpselt samamoodi nagu inimesed lähevad müüjaks või ma ei tea, direktoriks või juuksuriks, et me juuksuri seal ongi, see ei eelda, et me saaksime täna juukselõikuse või värvimise tasuta või siis, et maksa mulle nii palju, kui sul on, et ma ei tea, palju sa arvad, et tänane teenus maksis, ma ei tea, jätan sulle 20 €. Ja see mõnes mõttes hakkas minu enda jaoks asju nagu perspektiivi viima. Aga see sama nagu selline huvitav mäng, kus me nagu toimetame nagu mitmes kihis, et me nagu ei julge ise endale tunnistada, et see kõik on nagu meie töö, ja võib-olla ka nagu see koht, et me sinuga, kui me seda podcasti kokku leppisime, siis me rääkisime ka nendest sõnadest. Jah, sõnade taga siis on. Ja. Et kuidas me ei nimeta asju enam vahepeal õigete nimedega. Ma mäletan, kuidas mind ükskord, ma sattusin mingisuguses Facebooki kommentaariumis just nimelt selle sama asja peale, kus keegi siis ütles, et teda ajab lihtsalt närvi sõna tasakaalu panus. Et kui ta seda näeb, et siis tal tuleb enam-vähem, tal hakkab nagu paha lausa. Ja ma mäletan tollel hetkel, et oi, kuidas see mind puudutas. Ja, mis sinus pihta sai sellest? No minus sai pihta see sama koht, et mina rääkisin ju ka ikka energeetiline panus ja tasakaalu panus ja ma hakkasin nagu aru saama, et kuidas selles maailmas hakkas nagu, ja see on nagu minu kogemus on, et mina märkasin seda enda puhul, et kuidas ma seda kõike tehes, ma nagu kartsin raha. Et ma läksin kaasa selle sama mänguga, et ma nagu ei või oma töö eest võtta raha vastu, et ma pean hakkama rääkima mingist energia või tasakaalu panusest. Mul on ka selline tunne, et seal on võib-olla see koht, kus
et kui meil on endal taustal see puudusteadvus ja see, et raha on vähe ja piiratud, et kas ei või olla see, et on endal ka nagu turvalisem pakkuda seda tasakaalu panusega, sest siis ei ole sellele kliendile ka nagu nii valus. Et ta nagu ei pea raha maksma, mis siis ta tegelikult peab. Just, ehk et see on ka nagu mitut pidi, on ja siis mulle ikkagi meeldivad jõumeetodid väga, on et kui ikkagi midagi nagu muutma hakata, et siis lihtsalt nagu robustselt ja tollel hetkel ma mäletan, ma hakkasin lihtsalt kasutama sõna hind. Ja mis siis su enda jaoks lõi, kui sa selle muutuse tegid? Ma täna lähen sellesse kohta, ma ju igasuguseid teemasid enda jaoks läbi kolistanud ja käinud ära nagu väga suures kitsikuses ja siis sealt uuesti välja tulnud ja siis uuesti kuskile kitsikusse sattunud ja nii edasi, aga mida see minu jaoks muutis? Ma arvan, et sealt hakkas minu jaoks nagu lahti hargnema mingi järgmise tasandi enda jaoks just nimelt see finantside ja raha temaatika. Et me sinuga ennem siin natukene ka seda teemat puudutasime ja mulle tundub, et ma sealt jõudsingi enda jaoks võib-olla sellele teekonnale, kus ma praegu olen, sest et see mingil määral lükkas mind sellisesse kohta, kus ma kaotasin ära nagu enda küljest igasuguse väärtuse, et mulle tundus, et ma kolistasin nagu uuesti läbi mingisugused järgmised kihid puudusest ja kõigest sellest, on ju. Aga teisest küljest mulle tundub, et see teekond viis mind nagu järjest enam mingisuguse teatava nagu vabanemiseni ja ma hakkasin nagu aru saama, et võib-olla see võimaldas mul kuidagi nagu lahti lasta nendest igasugustest lugudest, mis on seotud mingite rahade ja panuste ja asjadega. Ja mul tekkis nagu julgus hakata rääkima rahast, kasutades sõna raha. Ja mulle meenub, et ma käisin kunagi nagu mingi finantscoachingus 10 korda järjest. Okay. Ja see ei muutnud väga midagi mu elus. Aga mulle jäi sealt coachingust meelde üks lause, mida ma olen hiljem jaganud ka oma nii-öelda klientidele. Ja ma mäletan, kuidas see naisterahvas, see coach, kes on ilmselgelt finantsiliselt vaba, ütles mulle, et tead, Ketlin, kui tahad raha, siis hakka seda küsima. Hakka nimetama asju nende nimedega, mida sa tahad. Et kui sa tahad, et inimesed maksaksid sulle su teenuste eest raha, siis hakka lihtsalt seda sõna kasutama. Et ära keeruta. See keerutamine ongi, mul tundub see sõna kasutust taga. Et ära keeruta. Okay. Nii et see avas minu enda jaoks väga palju erinevaid selliseid märkamisi ja taipamisi ja viis mind tegelikult ebamugavatesse kohtadesse. Okei. Ja sealt siis läheb ju see teekond ja lumepall ja veereb ja me elame ja kogeme ja kõik läheb järjest, aga kui nüüd sinna tagasi tulla, kui see stardipunkt oli, siis sinu jaoks saan ma õigesti aru, et oli see, kus sa otsustasid, et sa muudad selle sõna ära. Okei, coach ütles, aga otsuse tegid ju sina. Otsuse tegin mina ja see oli nagu mitmekordne, sest et ega see teema tuli nagu korduvalt ja korduvalt ja korduvalt kuskilt erinevate nurkade alt nagu minu ellu. Ja eks ma olen ennast viinud ka nagu sellistesse kohtadesse, kus ma olen saanud seda lõksu nagu kogeda, et kas ma praegu ka olen mingisuguses sellises lõksus, et see enesearengu lõksude teema, et praegu ma saan aru, et meil tõmbab sinna nagu mingi raha teemasse praegu päris korralikult, et see on sissejuhatus. Aga teisest küljest kõik see sama koht, millest sa alguses rääkisid või mille sa nagu välja tõid, et ma mäletan, ma olen ju enesearengu teekonnal, löön siin näppude peal kokku 16 aastat, võib-olla rohkemgi. Ja võib-olla nüüd on minu jaoks tulnud nagu selline koht kätte, et ma mäletan, kuidas ma ütlesin ühel hetkel, et ma tahaks lihtsalt elada. Ma tahaks elada niimoodi, et ma pean tegelikult mitte midagi, ma ei pea kogu aeg terapeuteerima. Ja me jõuamegi järgmise teemani, milleks on pidev protsessimine. Et justkui elu ongi üks protsess teise otsa. Ja ma sain aru, et ma olen ju väga paljudes suhetes
võtnudki seda terapeudi rolli ja seda päästja rolli ja seda, kes näeb ja oi, issand, siin ma olen nüüd ema rollis ja oi, siin ma olen sul tütre rollis ja ma ühel hetkel lihtsalt nagu, ma arvan, et see tuligi võib-olla sellel aastal, kus ma tundsin, et ma tahaks tegelikult lihtsalt elada. Ja kui ma olen kellegagi suhtes, ma tahaks lihtsalt suhtes olla. Ma ei taha pidevalt protsessida või jälle nagu jõuda sinna kohta, et issand, sa oled mul siin nüüd, ma näen sind jälle nagu isana või noh, mingisugused sellised kohad, et ma tahaks lihtsalt nagu olla ja kõlab naljakalt, aga tegelikult ei kõla naljakalt. Olen ennast hakanud viima mõnes mõttes justkui nagu tagasi hästi lihtsate inimeste keskkondadesse. Ja see on ka minu arust põnev koht ja see on ka selline lõks, kuhu saab sattuda, et selles enesearengu teekonnal sa nagu kas lähed kuhugi kogukonda või sa lood mingi kogukonna ja minul on olemas see kogemus, kus elu väljapool kogukonda oli minimaalne, mis peaaegu puudus. Ja seda väga hästi võimendas ka koroona, sest saad kuskile minna. Kogu su elu oligi see mingisugune väike grupp inimesi. Ja ma sain aru, et see oli ka mõnes mõttes selline lõks, sest et selle sees on hästi mugav hakata nagu arvama ja rääkima mingitest meiedest ja teiedest, et nemad ja mina. Et noh, meie siin oleme, aga siis on seal mingid nemad ja nemad on vaata sellised nagu mingid teistsugused, on ju. Ja siin tuleb see upsakus või selline enese paremaks pidamine. Ja see on üks lõks küll, kus ma olen püherdanud ikka päris kaua, sest ma tabasin ennalt, ega ma ei mõelnud ju meelega sedasi. Või no, nüüd mina olen parem. Aga hetkedes, kus ma rääkisin kellegiga või ma vaatasin, et keegi, ma ei tea, reaktis mingisugusele minu jagamisele, siis minu taustal käis lugu, et nagu tema tegelikult sellest aru küll ei saa. Et mina olen ikka targem selles vallas, teadlikum, avardunum ja kuidagi mul ei ole ka soovi tegelikult selle saatega panna mingid hinnanguid või silte nendele olukordadele, sest need on olnud kõik teekonna osad. Ja siis, et need on nagu tagantjärgi vaadates, mõni on naljakas, mõni on natuke piinlik ka, aga siis on need tulnud selleks, et ma saaks ka seda tunnet nagu kogeda ja selle pühendust. Kogu selle enesearengu juures sellel teekonnal ei tasuks ära võib-olla unustada seda, et sa jääd ikka inimeseks. Sa oled nagu, sa oled ikka siin on ja me võime rääkida sellest nagu, et sa kuulud kuhugi kogukonda või, aga mina praegu nagu tunnen, et ma mõnes mõttes justkui nagu ma kaifin tegelikult seda lihtsat elu ja lihtsaid inimesi. Mis sinu üks tähendab lihtne? Ma ei pea, ma saan aru, et vaimses maailmas käib väga palju kellegi või millegi etendamist. Hästi palju. Et me tuleme, me hakkame võtma mingeid rolle. Võib-olla ma selles lihtsas elus olen ka mingisuguses rollis, aga kuidagi selline nagu... Kui teadlik sa oled ikka. No, ja kui mulle heidetakse ette seda, et ma meigin ennast või et mul on keelküüned või kunstripsmed, on ju, et siis sama hästi võiks siis mulle ka ju ette heita, et ma kannan mingit vaimsuse maski. Aga kui ma olen oma talus nende kalameeste ja põllumeeste ja jahimeestega, kes on nagu nagu see kuidagi on nagu minu jaoks nagu ma saan seal olla nagu nii mina. Nad ei anna, ma saan aru, et nad ei anna mulle nagu mingisugust nagu hinnangut, nad ei vaata, neid ei koti absoluutselt see, mitu aastat ma enesearenguga olen tegelenud ja kas ma kuskil Balil või Indias mingisuguses, kas ma olen ikka, kui palju retriite ma olen läbi teinud või et kas mul on oma coach või nendega ei saagi nagu sellistel teemadel nagu rääkida.
aga see energeetiline shift või nagu vahe minu jaoks. Ja seal võiks hakata andma nagu sellele maailmale hinnangut ja öelda, et issand joovad ja appi nad teevad seda, teist ja kolmandat ja üks suits teise järel, aga ma vaatan seda, mul jumala savi. Mul täitsa savi, et Aivar suitsetab nagu ahel suitsetajana, on ju. Las ta olla. Jep. Aga ta nagu kõige selle juures nagu mul on tema seltskonnas lihtne, sest et ma saan aru, et ta ei anna mulle mitte mingisugust hinnangut ja ta ei vaata mind mitte kuidagi viltu. Ja ta ei vaata mulle ei alt üles ega ülevalt alla, mida ma olen vaimses maailmas tohutult palju kogeda saanud. Just nimelt seda, mina olen suurem kui sina ja mina olen olulisem ja tähtsam kui sina. Vaid et ma saan seal kogeda seda sama kohta, et see on Kuusiku Ketlin, on ju. Et see on see blond tšikk seal tobustega talust, on ju. Aga läheme sinna korraks, mul tuli praegu see tunne või mõte, et kui teised inimesed on nagu meie, me näeme peegeldusi endast väljaspool lihtsalt läbi teiste, on ju. Et kui palju seal mängib see ja kui palju see võib ka lõks olla, et kui ma lähen siis sinna nii-öelda, ütleme, nimetame siis vaimseks ringkonnaks, on ju, ja siis ma tunnen, et mulle antakse seal hästi palju hinnanguid. Et kas see võib ka olla see koht, kus ma tegelikult ise seal hakkan endale rohkem hinnanguid andma, sest ma eeldan midagi? Ja ma võib-olla polegi päriselt nagu seda, selles ruumis olles seda, jah, okei, mul on üks väga konkreetne olukord, kus minu juurde tullakse ja öeldakse, et tahaks sind ikka ilma nende kunstripsmeteta näha, et miks sa endale neid külge paned, et tahaks näha, milline sa päriselt oled. Ja ma nii siidalt nagu mäletan, kuidas see mulle nagu pihta läks. Aga ma ei saa öelda, et ma oleks nagu kogu aeg mingisugust hinnangulisust kogenud. Küll aga enda pihta. Aga küll ma olen nagu aru saanud, et seda on. Ja kindlasti on seal mingisugused nagu peegeldused minu enda kohta. Ja võib-olla selles ringkonnas, mis mind on kõige tugevamalt puudutanud või mis mulle kõige valusamalt on pihta läinud selline autoritaarsus, kus ühel hetkel tekib see sama koht, et ma olen sinust suurem. Ja siis ma võin nagu olla sinuga ebameeldiv ja nõme ja karistada sind ja panna sind paika. Ja see on ka jälle, nüüd siis me võimegi minna sellesse vaimsesse ja spirituaalsesse maailma, ja hakata ütlema, aga mis see ikkagi nagu, mis see minu kohta nagu ütleb, et kui välismaailm on ikkagi sisemaailma peegeldus, siis miks ma seda kogen? Mul oli just üks selline juhus ja tegelikult väga vahva terapeudiga ma küsisin aega ja ta pakkus telefoni teel, aga mul ei olnud tunnet, et ma tahaks telefoni teel. Siis ma vastasin ja siis ta pakkus järgmisel nädalal ja siis mul ka natuke, ma ise küsisin tegelikult, siis alustasin seda vestlust. Ja siis mul jälle ka see tunne, et ma praegu nagu surve pealt peaks valima, et mina tundsin survet, tema ei avaldanud mulle survet. Et kui sa nüüd seda järgmise nädala ma ei võta, et siis järgmine alles juulis ja siis ma vastasingi, et aga mul ei ole tunnet, et ma tahaks surve pealt valida. Mul oli täiesti siuke rahulik koht ja siis ma sain vastuseks, et aga siis tegelikult tasubki valida teejuht, kellelt sa oled valmis siis kas toetust või midagi vastu võtma. Ehk siis tegelikult ma sain tagasi nagu peegeldus, et ma ei ole valmis vastu võtma. Mul ei olnud seda protesti kohta. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha surve pealt valida, et see on see ilmajäämishirm, et nüüd, kui sa seda ainukest aega võtta, siis järgmine on nädala pärast. Sellest võiks täiega rääkida. See on hästi klassikaline, mida kasutatakse müügis ja miks mul enamus osa populaarseid müügikoolitusi tegelikult ajavad südame paaksõna otses mõttes. Jälle, mitte kellelegi hinnanguid andes, kes neid teevad, sest nendel on mingil hetkel töötanud. Aga see, kui ma pean nagu suruma inimese puudusele sellele haavale, nagu, et ainus asi, mis seda ravib, on see minu toode. Siis, või teate, nagu väga äge, et sa selle välja tood. Ma mäletan, et mul hakkas mingil hetkel nagu tohutult pihta minema nagu see lõputu mingi early bird. Ja. Ja siis ma hakkasin iseenda käest küsima, et miks ma karistan neid inimesi, kes ei saa osta siis, kui mina arvan, et ta peaks selle otsuse tegema.
Ja ma arvan, et see võis olla 3 aastat tagasi, kus ma lõpetasin enda toodete puhul ära igasuguse sellise osta nüüd, siis on odavam. Ehk siis mõtlesin, et miks, et ma tegin kursuse hinna, mul ei olnud vahet, millal sa seda valisid. See oli kogu aeg vaat see. Puhas, läbipaistev ja aus, ilma selleta, et ma peaksin ka selles vaimses ja spirituaalses maailmas mängima. Ma ise räägin, et näed siin puudusteadvus on ja siis ise tulen selle sama puudusteadvuse plakatiga kohale, ütlen, et mul on alles ainult 3 kohta. Võib-olla päriselt on, aga suures osas ütleb minule 30-aastase müügikogemusega inimesele see lause mida? Ruttu, muidu jääd ilma. See ütleb esiteks ruttu, et mul ilma, see ütleb mulle, et sul müük ei lähe tegelikult. Okei, nii sul müük ei lähe tegelikult ja sa pead hakkama mind nagu valega sisse tõmbama, öeldes, et mul on ainult 3 kohta. Või viimased kohad. See on väga hea asi, viimased kohad. Ütleme, kui mul on grupp, kus on 6, ongi 6 ette nähtud, ma ei tea, toole pole rohkem toas on ja siis mul on 5 on vabad. Põhimõtteliselt ma võin ju öelda, et need on viimased. Jah, loomulikult. Aga just see, mis me ise endale sellega loome, on see sama nagu meeleheide, mulle tundub on seal. Ja siis ma mõtlen, mul on praegu endal üks kursus, kas koputamine? Jaa, selleks saaks vist alustanud, kui see saade eetrisse läheb. Ja seal ma kirjutasin, mitu kohta on, aga see on täitsa teise koha pealt kursus, aga praegu vaatan, kas mul on seal ka midagi. Me võime seda analüüsida. Kursus tuli niimoodi. Ma tahtsin, võt see on ka tegelikult üks loojana lõksu koht on see, et teha midagi tegemise pärast või siis raha pärast. Ma teen selle kursuse, siis see maksab nii palju, seal tuleb nii palju inimesi, ma saan nii palju raha. Nii. Ja selle energia pealt kas tuleb mõni inimene ja vahest mõni eksib, aga üldiselt taga ei tule. Sest see on hoopis teine asi. See koputamise teekond tuli mulle nii, et see raamat, ja see on siis koputamisega kehakaalust vabaks põhimõtteliselt on see. Ma tean seda raamatut, mul see täitsa olemas. Seisnud vist 3 aastat ja ma saan aru, et ma ei hakka üksi minema. See on mingi, seal taga on mingi nii suur muutus minu jaoks, et ma lihtsalt ei lähe ja kõik. Meel hoiab mind tagasi ja siis ma ühel hetkel mul tuli see, ma saan seda teha koos. Ma nii-öelda kutsun endale vastutuspartnerid ja ma panin sinna hinna, sest ma ikkagi hoian seda 13 nädalat. Ma valmistan ette, ma loon selle ruumi, me teeme siin päris elus on ja seal ma olen küll kirjutanud, et mul on 3 kohta, aga ma olen praegu selle tood välja, siis ma saan aru, et see on ka kuradi äge olnud, sest see on teistmoodi. See on see koht, et kui keegi on mõtlemas, et siis sa tead, et kas tunneta veel, sest kui siin on nagu fakt, et kui 6 saab täis, siis saab täis, sest et see tuleb 6-le. Seekord on nii, sest see tahab nii tulla. Aga see on väga tore koht, kus mida mõelda, et mismoodi see müük tegelikult käib ja kui palju me siis läheme kaasa sellega. Et kui ma ühest küljest püüan luua neid olukordi ja paljastada neid mingeid puudusteadvuse nagu elemente, siis ma samal ajal ise manipuleerin oma klientidega, öeldes, et saab otsa, või et ma pean, ja võib-olla keegi vaatab seda totaalselt teise nurga alt, aga see on hästi minu isiklik vaade. Ja mulle hakkas tunduma, ma saangi aru, et seal on need inimesed, kellel on kogu aeg raha ja kes ei ela palgapäevast palgapäevani ja ma võin hakata ütlema, et mina ei tahagi neid kliente, kes palgapäevast palgapäevani elavad. Aga võib-olla ma tahan. Ja võib-olla ma tahangi seda, et see inimene saab nagu täie nagu kergusega valida ja ta ei pea mõtlema, et näed, et nüüd ma ei tea, 9. kukub kuupäev on ja siis lajatatakse hinnale nagu sota juurde. Et mulle endal läks selle peale asjade pakkumine kliendile hästi palju kergemaks, kui ma sain aru, et ma ei pea nendega mängima, ma ei pea manipuleerima, ma ei pea neid survestama, ma ei pea nendega trikitama, vaid ma võin olla oma müügis täiesti aus. Ma võin rääkida nii, kuidas asjad on. Ja selline nagu, sina siin Kairega neid ägedaid retriite tehes on ja nüüd, kui te siin seda uut teekonda loomas olete, ma arvan, et see on
hea koht, kus nagu tunnetada ja katsetada kogu seda asja, on ju. Et neid erinevaid lõkse on ja ma ei saa öelda, et mul täna üheski lõksus ei ole. Kindlasti olen. Mulle tundub, et see teekond nagu selles mõttes, nagu see on valmis, siis on minek. Ja mulle väga meeldib teadmine, et mul ei ole igatsust, et ma midagi, nüüd mul on mingi teema nagu nüüd mul on nagu lõpetatud. See on ka midagi, millest ma täiesti nagu enda jaoks mulle tundub kuhugi maani nagu selle ära vabastanud, sest et mul on pigem nagu tekkinud asemele excitement või selline nagu huvi. Et huvitav, kas on midagi on veel? Et huvitav, et kas nagu midagi on veel ja ma saan aru, et selle võrra kuidagi ka hästi palju nagu kergem ja lihtsam on mingite teemadega tegeleda. Aga see ei ole ju see, et sa käid ja kaevad ja otsid, et kas midagi on veel. See on ka üks niisugune päris nagu potentsiaalikas koht selles mõttes, kaevata ikka leiab. On. Ma praegu ütleme siis niimoodi, et minu ainus teraapia on see reede sinuga, on ju. Ja seal ma saan aru, et see on nii teistsuguse koha pealt meil loodud, et ma ei saa seda isegi nagu teraapiaks kutsuda. Ma ei teagi, kuidas seda nagu sõnastada, aga see on praegu nagu ainus asi, mida ma valin ja mille puhul ma tunnen, et jah, see on see, mida ma tahan valida. Ma ei kuula praegu mitte ühtegi kursust. Mul ei ole nii-öelda ametlikult nagu ühtegi coachi. Ma ei käi kuskil ringides ega retriitidel. Ja ma tunnen ennast nagu suures plaanis üsna hästi. Ja mul on nagu tunne, et minu jaoks üks lõks, milles ma olin, oli ka teatav nagu meeleheide ja valu. Ja selline tunne, et see elu ei saagi korda. Et ma jäängi sellesse mingisugusesse nagu lõputusse agooniasse tiirlema ja ükskõik, mida ma teen või ei tee, siis ikka ma ei saa nagu oma elu korda. Ja see elu on korras. Kui palju sa näed, et sul päriselt ka oli see siht, et mis sa siis tahtsid? Või oli see selline üldine lihtsalt see lause, et elu ei ole korras? Kuidas sinu kogemus on? Kui ma lähen päris algusesse tagasi, siis minu enesearengu teekond, neid laineid on Eestis olnud ju mitmeid, millal mingisugused asjad siia tulid, millal midagi nagu alguse sai ja ma alustasin, siis see kõik oli nagu nii uus ja põnev ja huvitav ja äge ja me tollel hetkel, mina arvan, et mina väga mitte midagi ei mõelnud, mina läksin lihtsalt teistega kaasa. Sest mind kutsuti ja ma läksin ja see meeldis mulle ja see tundus kuidagi nagu vägev. Või kui ma läksin näiteks konstellatsioone õppima, siis ma läksin sinna ka kuidagi nagu tollel hetkel väga palju sellepärast, et mulle tundus, et ma tahan oma klientidega nagu sügavuti jõuda. Ja ma ei kahetse ühtegi päeva sellest õppeprotsessist. Aga aga kui ma lähen nagu sellesse hetke, eks ole, kus ma tundsin seda, et ükskõik mida ma teen, midagi ei muutu, see on üks võib-olla siuke 3, võib-olla nüüd hakkab 4 aastat tagasi saama, kus siis minu jaoks nagu see, ma arvan, et manifesteerus Kaire lause, et Tenerifel on nagu see võluvõime, et muudab su elu või ja siis ma sain aru, et minu
minu Tenerife tähendaski seda, et sealt saarelt tagasi tulek lennutas mu mingisugusesse sellisesse põnevasse protsessi, kus mul päriselt oli mitu aastat järjest siuke tunne, et vahet ei ole, kas ma teen midagi või ma ei tee midagi, mitte persetki ei muutu. Kui hästi tegin siin, kes pilti vaatab see halleluuja, ma olen väga kirjutanud sellele alla, ses mõttes mul on see kogemus, mul oli see üsna värske, ma nüüd olen aru saanud, mismoodi, vot see oli küll üks minu siuke mülgas, kus ma istusin ikka pikalt kinni, et mul on 2 teemat elus, mida ma enda jaoks olen andnud neile hästi suure tähenduse, kehakaal ja keha, suhe kehaga ja teine on raha. Ja siis ma käin ja muudkui lahendan neid, aga ma ei tee neid asju nagu avatud meelega, mida iganes ma siis teinud olen, vaid mul on kogu aeg see, aga äkki see lahendab selle ära, aga äkki see lahendab selle ära. Ehk siis see, mul tuleb ingliskeelne sõna, see eager või selline nagu see iha või nälg, et see peab korda saama. Ja seal taga on midagi nii labast nagu see, et aga siis ma saan õnnelik olla. Ja siis praegu võib naerda selle üle juba, aga kui palju meeleheidet ja frustratsiooni tegelikult see on, ma olen sellega oma elu loonud, sest tundub, et see ongi, et sa jooksed nagu peaga vastu seina ja siis ma olen kõike proovinud, aga see ikka ei tööta. Ja ei ole vale kasutada abi, ei ole vale omada mentorit. Minu võib-olla selline nagu väga väikeste sammudega nähtamatult kulgev läbimurre sellest midagi ei muutu, tuli tegelikult nagu aasta aega püsivast mentorlusest. Aga mul oli hästi lihtne seda valida. Ja minu jaoks see mentorlus mõnes mõttes ei tähendanud mitte midagi muud, kui ma sain iga reede tund aega rääkida. Ja mulle sellest juba nagu piisas, sest et selle kõne sees hakkasid minu jaoks mingid enda asjad nagu selginema ja ma hakkasin midagi nägema. Ja see ei ole vale käia konstellatsioonis, ei ole vale minna retriidile, ei ole vale minna pime ruumi. Aga kui minu jaoks muutus see nii-öelda valeks sellel hetkel, kui ma sain aru, et seda käimist saadab kogu aeg see sama lause, et vahet ei ole, mida ma teen, ikka on perses. Ootus on, et see peab muutuma ja tead, mis see lõi veel mulle või? Selle uskumuse, et see ei muutugi kunagi. Ja siis ma hakkasin teistpidi endale justkui kogu aeg tõestama, et näe, ja lõpuks juba lähedki lähed selle ootusega Ketlini sessioonile, kus niikuinii see korda ei saa. Ja mina hakkan nüüd mõtlema siis selle peale, et kui palju on seal väljas neid inimesi, kes siis töötavad teiste inimeste teenistuses, teiste inimeste jaoks, kelle juures nagu käiaksegi selle sama tundega. Või siis sellise teadmise või looga, et ma väga ei tahagi. Ja siis öeldakse, et see ei tööta. Jah, siit terapeut oli. Ja siis, kui sellel terapeudil ei ole ka enesega kõige paremad suhted, siis ta võib-olla panebki selle ameti maha. Kasutu. Vaat see on ka üks põnev koht, ma küsin sinu käest, et mis sina arvad? Mulle tundub, et see maailm jaguneb nagu 2. Ja? Üks lõks või üks lugu räägib siis seda, et sa saad midagi teha ja midagi näidata ja kui siis ainult juhul, kui sul on endal kõik selle teemaga nagu titi-miti on jah, rahast võin ma Liisi sinuga rääkida ainult juhul, kui ma olen ise finantsiliselt vaba ja kuna ma ei ole finantsiliselt vaba, siis suure tõenäosusega et kui minu juurde nüüd tuleb klient, ütleb, tahab mingit raha teemat vaadata, siis ma ei saa teda võtta, ma pean talle ütlema, et tead, sorry, otsi mingi terapeut, kes on finantsiliselt vaba, et mine tema juurde, et ära minu juurde sellega tule. Või siis, et ja mul on nagu tunne, et see on ka olnud mingisugune selline nagu story või mingi lugu. On. Et
kus sina selle osaga nagu oled, sest sina ju ka töötad inimestega, eks? Kõigepealt minu sisemine narr tuli ja ütles, et küsimuse esitan siin mina. Aga sa ütlesid esimese hooga, sa ütlesid ju mulle, et kui sul tuleb ketlik küsimus, et siis sa võid ta küsida. Aga lihtsalt ma tahtsin selle koos oli nii naljakas, tuli minu sees siuke. Aga väga hea küsimus on see ja see on üks ka minu väga viimase aja lõkse olnud, kus ma olen olnud nüüd ju coach'ina nähtaval ettevõtjana 2 aastat ja ma olen korduvalt mõelnud, et ma võib-olla ei sobi selleks tööks, sest minu enda asjad on ikka lahendamata. Kuidas sa saad ikkagi, Liisi, rääkida kehakaalust, kui sa ise voldid paistavad? Ja vaat selles see vahe ju ongi, et ma ju tegelikult ma ei tea, mida keegi siin kuulates teeb, mõni võib-olla ongi mentor ja annab nõu, on ju. Aga mina näiteks oma töös ei anna nõu. Ma hoian seda ruumi inimesele, et ta saaks enda seest vastused üles leida. Kas seal on siis nagu kaalu sellele, et kuidas ma siis nagu ise on ju, sellega olen. Aga kui palju on seal küljes ja mul on endal seda olnud. Näiteks ma vaatan mingit treenerit ja minu ala kuskil jookseb mingi lugu, et aga miks sul endal see kõhupeks seal alles on, järelikult pole piisavalt hea treener. Mul tuli praegu üks väike nagu nõks. Ikka olen täna selles raha teemas, aga ma saan ka aru, et see tuli väga palju sellest, et meil oli siin enne raha asja. Nii. Minu poole ma töötasin mingisuguse perioodi siin mitme erineva kliendiga nagu etappidena, et selline kuu 3, 2,5 aastat. Ja inimestel ikka, ma ei pane kunagi ette mingisugust konkreetset temaatikat, et inimene tuleb sellega, millega ta tahab ja minu uskumus klientide heaks töötades on see, et töö on tellija materjalist. Sa tuled ja mina saan töötada täpselt sinnamaani ja nii palju, kui sul seda kapatsiteeti või seda ruumi on. Ja ühel hetkel ütleb üks klient mulle, et tahaks mitte raha asju vaadata. Ja mul tõmbab kinni, sest mu lugu ütleb mulle, et kuule, sa siin ise viimased 3 aastat oled nagu viselnud selle teemaga, et sul ei ole sellele kliendile mitte midagi nagu anda. Aga siis tuleb teine klient veel täpselt selle sama küsimusega. Ja siis ma mõtlen, et okei, kui 2 inimest korraga samal ajal tulevad selle teemaga minu juurde, siis siin peab järelikult midagi olema. Ja see taipamine saabub mulle täna siin samas sinuga vesteldes. Et minu julgus võtta öelda nendele klientidele jah, selle teemaga, mis on mulle endale nii-öelda väljakutse, kus ma ei ole korras. Ma ei ole finantsiliselt vaba. Jah? Ma olen visanud siin välja, et mina võiksin hakata õpetama inimestele, kuidas jolo elu elada, et kuidas elada siis elu, millele võib panna pealkirja nagu linnuke oksal, mis tähendab seda, et homset ei ole, et you only live once, sa ükskord siin elad, täna on hästi, aga mis homme saab, pole parasjagu õrna aimugi, et võib-olla võiks olla täitsa nagu tänases majandusruumis nagu sellele turgu, et kuidas niimoodi elada ja elada järjepidevalt, jõuda kohta, kus tegelikult see ei valmista enam stressi ja kõik töötab. Ja vahepeal on nagu pinge ja vahepeal kuskilt midagi nagu vibreerib, aga kuhu ma jõuda tahtsin, oli siis see, et ma võtsin nende klientide nii-öelda siis väljakutse vastu, ja ma saan aru, et julgus minna nendega seda tööd tegema ja julgus minna nendega seda raha vaatama avardas minu enda jaoks väga-väga mitut kohta. Sest sealt kerkis mulle ja see ei ole mingisugune uus teema, et aga kui raha oleks su sõber, kui raha oleks sinu parim sõber, parim kaaslane, see tuli kuskilt sealt klientidega tööst, sealt sai valmis üks raha kui mu parim sõber töövihik, mida ma algul mõtlesin, et pakun ainult nendele 2 kliendile, siis mõtlesin, aga mis ma kade olen, et annan siis rohkematele. Ja sealt on tulnud nagu ägedaid ja vägevaid tagasisidesid, aga ma saan aru, et minu julgus sellel hetkel minna sellest lõksust läbi
ja võtta vastu see tellimus, mis klientidelt tuli, viis mu ennast sinna kohta, et ma sain hakata vaatama oma rahalugu. Ja siis ma sain aru, et okei, et kui ma mõtlesin rahale kui isikule, kui ma mõtlesin talle kui kellegile, siis ma hakkasin nagu märkama, et kuidas nagu pole imet, teda väga ei ole olnud, on ju, et ega meil häid suhteid ei ole. Et see ja ma arvan, et võib-olla see on ka nagu mingi selline nagu koht, on ju. Täiega. Tead, need on upgrade'i kliendid, kellest sa räägid, ma täiesti tunnen seda, et kui tuleb see nii tuttav olukord mulle, et tulebki selle teemaga, mis kas või seesama, ma ei tea, keha suhe on ju. Ja see on see tunne, et mis sama teemaga peale hakkan. Aga need kliendid tulevad meist nii-öelda välja meelitamast järgmist taset, millele me ise ka veel pole ligi saanud. Ja see on nii suur kingitus tegelikult. Tead, mis kingitus see oli minu jaoks või? See oli minu jaoks esiteks see kingitust, et sealt sündis Sulli Sulev, minu raha, üks tüüp, jah? Nagu see minu parim sõber Sulev. Ja mul on tunne, et mul on neid nagu sõpru veel, et mul ei ole seal üks parim sõber, kes kehastab mulle seda raha, vaid et mulle tundub, et neid tahab nagu juurde tekkida. Ja võib-olla ma ei pea siin nagu piiri ette panema, aga minu jaoks need kliendid päriselt avardasid ja andsid mulle võimaluse mingisugusest piirangust või lõksust nagu läbi minna. Ja mina julgen täna kliendina minna, ma ei lähe selle järgi, et ma vaatan seda terapeuti või coachi või konstellööri, et mis tal enda elus toimub. Ma lähen ainult nagu selle tunde pealt, et kuidas ma ennast selle inimese ruumis tunnen. Ja kui ma tunnen ennast sinu ruumis hästi ja ma tahan töötada oma kehaga või rahateemadega või millega iganes, siis ma tean, et sinus on olemas see võimekus minuga mulle seda ruumi hoida, sest et niikuinii mina ise vaatan seal oma asju. Ja mul on jumala suva, kas sul on kõhupekk, kui mina oma kehaga sinu ruumis tegelen või sul ei ole kõhupekki. Ja kui treeneritest rääkida, siis minul on näiteks kordades mugavam trennis, kui minuga koos on treener, kes on nagu inimese kehaga. On jah, saan küll. Et kui ma mäletan seda, kuidas nagu eriti rets on minu jaoks olnud nagu see, kus on võib-olla sellised nagu ideaalse mees kehaga treener. Ja siis ta tuleb, hakkab mulle rääkima mingisugust juttu umbes, et aga minu naisel küll peale sünnitust ei läinud nagu väga kaua aega, et ta võttis 10 kilo juurde ja sünnitustmäest tuli 5 kilo kergemana välja ja ma lihtsalt vaatan seda tüüpi sellel hetkel ja ma tahaks teile kolakalt anda. Ma tahaks teile käest küsida, et kuule, sa oled kunagi 46-aastane keskealine naine olnud, kes on perimenopausis või? Jep. Et sa tead, mis tunne see tegelikult on, et kui sa nagu hingad šokolaadi kõrval liiga sügavalt, et see lihtsalt et kas sa oled nagu kogenud oma kehas seda, kus sa saad aru, et seal on nii palju rohkemat kui kalorid sisse ja kalorid välja. Et see sama ka mingi koht nagu, et kui palju seda õpetatakse, väga palju olen kuulnud just see, aga vaata, mis tal endal on, mis ta saavutanud on, mis ta teinud on. Aga see on nagu kõik see, mis välja antakse, sest ka need saavutused, me tegelikult ju kunagi ei tea, kui inimene ongi nii-öelda saavutanud, ma ei tea, finantsvabadus, aga me ei tea, mis seal taga on. Kui terve või katki ta tegelikult on. Osade inimeste kohta juba teame. Juba oleme kuulnud, kuidas see tulnud on. Ja, seda küll, jah. Et lihtsalt see koht ka, et jällegi sinisilmne olla teinekord on väga hea, sest et on see, jälle tuleb inglise keele välja, see ignorance is a bliss, see tegelikult on teinekord hea, kui sa ei pane, ei pööra tähelepanu ja tunnedki, et inimesed on ilusad ja head, aga teisest küljest tasub ikkagi küsida endalt. Ja teisest, ja me tunneme ka energeetiliselt tegelikult ära, kui keegi pakub kuskil, räägib hästi palju endast, oma teenusest, sellest, mis ta on saavutanud kuskil sotsiaalmeedias,
on ju, kuidas sa resoneerud sellega, et osade inimeste puhul on see jaa. Ma saan aru, et see on see, mida ta elab ja see on see, mida ta edasi annab ja teise puhul tundub, et ta räägib nagu siiralt ja ta teab sellest ülipalju, aga mingi kala on ja no. Ma valin selle energia ja selle tunde pealt, sest minu läbimurde ruumi loonud mentor või coach oli tegelikult keegi, kes alles alustas seda teekonda. Meil oli väga tihti sessioonid sellised, kus ma saan aru, et tema hoidis mulle ruumi, et ma sain seal siis soundboardida ja tihti juhtus meil ka selliseid nagu vastuteene sessioone, sest et ma jagasin oma mingisuguse taipamise selle töö kohta ja mind absoluutselt ei huvitanud, mis ta on saavutanud või mida ta ei ole saavutanud. Mind kottinud isegi see, mis programme ta on läbinud või ei ole läbinud. Et ma valisin teda sellepärast, et ma sain aru, et mul klikib tema energiaga. Mind ei huvitanud, kas tal on mingi tunnistus või ei ole, või et kas ta on selle mingi ametliku coachide koja mingi liige või mitu tunnistust tema ruumi seina peal on jumala suva. Vahest on mul isegi tunne, et mida toorem see keegi on või mida rohkem on ta julgenud nendest õpetustest lahti lasta ja luua midagi päriselt nagu endast tulenevat. Et seda, võib-olla seda julgem on mul minna. Mulle meeldivad inimesed, kes eksperimenteerivad oma töös ja kes ei järgi mingisugust nagu õpetust. Et ma läksin konstellatsioone õppima, siis konstellatsiooni meetodis on need kuulsad vabastavad laused. Ja ma mäletan, kuidas meie kursusel me palusime õpetajat, et kas õpetaja saaks anda meile nende vabastavate lausete konspekti, et kus midagi öelda. Ja täna ma saan aru, ja andke mulle andeks, kui keegi arvab teisiti, aga mina arvan tänases ajahetkes olles X aastat kasutanud konstellatsiooni meetodit oma võtmes, et ei ole olemas sellist nagu minu maailmas ei ole enam olemas selliseid staatilisi lauseid, mis kehtivad alati kogu aeg. Üks lause on ja see on üks sõna ja see on jah. See on nagu fundamentaalne vabastav lause minu jaoks, aga kõik muud asjad tõusevad nendes töödes alati üles selle konkreetse töö baasil. Jep. Sest et on kohti, kus ma ei saa minna selle õpikust loetud lausega, sest et ma saan aru, et kui ma seda siin kasutan, siis see on tühi. See teeb võib-olla rohkem halba kui head sellel hetkel selle inimese jaoks. Ja me jõuame siit järgmise lõksuni, mis on jällegi pakkujani, siis inimeste teenistuses olijana, siis see sama koht, mida ma enne sulle kaadri taga jagasin, et mina õppisin coachiks ja olin hästi selles nagu raamis, et ma olengi coach ja ma kasutan ainult seda, seal on siis teatud piir, kuhu sa lähed, eks ju. Ja ma sain aru hiljuti, et see on lihtsalt liiga kitsas. Et mul on see ma olen õppinud coachiks. Ja mul on see olemas, ma saan seda alati kasutada, aga niipea, kui ma tegin enda sees selle otsuse, et ma võtan selle sõna ära kasutusest. Mul on jätkuvalt see sertifikaat ja ma saan alati neid asju kasutada, aga ma ei pea kuulama sinna ja panema seda diplomit. Mõtleks siin seina peal oleks ruumi, ma olen mõelnud sellest, mida see kõike võiks panna. Jaa, sul annaks kõvasti siia riputada üles. Ma lasin sellest, et ma ei ole see, siis mu sessioonid läksid hoopis teistsuguseks. Sest mul, ma reaalselt nagu siin mõtlesin ruumis kahekesi olles, milline kast see on, kus ma ennast panin. Keegi ei näe mind siin, aga minul on kliendiga töötades tunne, et nüüd ma tahaks öelda talle, et nii pane silmad kinni, et see väikse rännaku, holistilises coachingus on rännak sees. Okei, on coachingu osa on ju. Aga minus oli mingisugune aambriga mees, mu peas koputas kogu aeg, kuule, aga see ei ole enam coaching, mis sa siin teed. Siis ma lihtsalt jätsin nagu pool potentsiaali kasutamata, mis tegelikult ma nägin, kuhu need sessioonid oleks võinud viia ja mis selle asja nagu taga on, see ei ole ju see, et sa pead saama oma doosi coachingut täna, sest sa maksid selle eest, vaid tegelikult seal taga on ju see, et on vaja mingit sammu inimesel, mingit taipamist, midagi näha, et tema elu saaks olla veel jälle sammu võrra parem, kergem, mis iganes. Ja kui ma siis hoian nii-öelda teenuse pakkujana, nõme sõna, aga mul ei tule varevat, ennast tagasi, et ma tegelikult täit potentsiaali kasuta, sest et see ei ole selle paberi peal kirjas, mis mul on, siis see oli väga vabastav minu jaoks, mis
ja siis teine koht seal, mis on ka natuke lõksukas võib-olla on see, et kuidas siis ennast nimetada. Kui sa ikkagi oled kes ma olen? Ja sotsiaalmeedias kõik okei, coach ei kasuta, kes ma olen. Siis no mulle tuli praegu selline asi nagu sisemise muutuse teejuht. See mind kõnetab, tundub, et lingib ja kõik. Kuidas nende asjadega, jah? Sinu kogemus on olnud? Esimesena ma jagan ära selle, et minu kõige kohutavam kogemus millegi õppimises on 2 asja. See, kui ma õppisin raamatupidamist, küünetehnikuks õppimine oli ka päris rets. Mulle meeldis, ma käisin ka. Ja, nii, siis teisel kohal on, võib-olla esimesel kohal on raamatupidamine, jah. Teisel kohal on coach'iks õppimine, 3. kohal on küünetehnikuks õppimine. Raamatupidamine, see oli lihtsalt nagu rets. Kas sul on need tunnistused? Ei. Okei, coach'i tunnistus mul tegelikult on olemas. Mul on ka küünetehniku tunnistus, aga ma ei ole päevagi küünetehnikuga töötanud raamatupidamisest, ma lõpueksamile ei läinud. Jumal tänatud, milleks, sest et kuulge, vaadake mind palun, on ja kes tahaks saada endale mind raamatupidajaks. See oleks lihtsalt nagu katastroof kuubis, teil ei oleks ühtegi arve. Mitte ühtegi arve. Keegi ei saa, teie nagu sorry. Ma võiksin lihtsalt klientidele kirjutada, et kuule, sinna arvele tee siuke ülekas, on ju. Aga kõik muud jutud, need jääksid nagu tegemata. Ma panin sulle siia publiku vahepeale plaksutamist. Ja coach'iks õppimise puhul oli nagu minu jaoks nagu täiesti crazy see, et ma pidin küsimusi küsima. Ma pidin ainult küsimusi küsima, nagu kui ma nüüd ropendan, eks ole, siis antagu mulle andeks minu keelekasutus. Mulle täna üks klient ütles hommikul, et issand, sa roopendad Ketlin nii palju, ma pole kunagi kuulnud, on ja ma ütlesin, et jah, sest ei ole iga päev minuga koos, on ja. Vaata, kas piiksunupp on ka siin olemas. Piiksub peale. Ei pea panema, siin ei ole seda reeglit. Ja ma sain aru, kuidas minu jaoks oli nagu eriti rets see coachingu teema sellepärast, et ma näen. Ja ma tunnen ennast sellel hetkel neid küsimusi, ma tunnen lihtsalt ennast nagu idioodina. Mul on tunne, et ma olen lihtsalt sest ma näen nagu. Ja mind aitas sellest lõksust välja üks USA projektorite coach või mentor või mis iganes tema nimi on. Aga toome siia sisse selle human designi teema ja ta tõi välja selle, et human designi, projektori disain, kui sa kannad seda projektori disaini, siis sulle ei pruugi üldse küsimuste küsimise viisid, nagu see viis sobida. Inimesed ei tule sinu juurde selleks, et sa neilt küsimusi küsiksid, vaid meie juurde tihtipeale jõuavad juba need inimesed, kes on nende küsimustega nii perse aetud, nad on nii puntras, et neil ei ole vaja tegelikult mitte midagi muud kui, vaat see on nüüd ka reisi koht, on ju. Ja on päriselt vaja, et keegi ütleks neile, mis nad tegema peavad. Ja see on nüüd vaata ka üks lõks, on ja, sest et keegi ei saa sulle väljapoolt öelda, mis sa tegema pead. Ja mida üldse tähendab see, et sa näed, sest et ma olen ka seda õpetust saanud, et see, kui mina midagi näen, siis see on ilmselgelt seotud minu enda kogemusega ja see on projektsioon ja see pole tegelikult üldse selle inimesega seotud. Ja see võibki olla nii. Võibki. Inimesi on ju erinevaid ja mõni arvabki, et ta näeb, aga tegelikult näeb iseennast. Et jälle, kui nüüd tulla kliendi juurde tagasi, et mis siis, et nüüd vaene klient on segaduses inimene, kus ma siis lähen? Jälle kuulama sisetunnet, see energia, see tunned ära selle inimese võt temaga. Ja ei ole see, et ma ei küsiks kliendilt küsimusi, aga ma saangi aru, et ma jälle nagu põimin selle kõik sinna kokku, et see on see sama kombo ja ka kohutavalt raske on nagu endale mingisugust nagu ühte nagu nimetust siis nagu külge panna, et see on nagu lähed kuhugi esinema, kutsutakse kuskile, siis öeldakse, et kes, et kuidas see, mis su tiitel on? Ja mul on nagu, et ja siis, et aga kas on okei siis öelda nagu kõik need asjad, mis ma arvan ennast olevat, on ja kui paljud sellest võib-olla ma enam ei ole. Sest et olles õppinud konstellatsioone, igasuguseid, seda meetodit igasugusel viisil õppinud ja ka rakendanud. Ei taha tegelikult konstellöör olla. See peagi olema. Oled vaba.
oli nii, et jah, see on mugav, ma leian, et see on mugav, kui sul on mingi selline hästi konkreetne ühest küljest, et kuidas siis nimetada, aga teisest küljest nagu väga ebamugav, kui ma tunnen, et ma olen seal lõksus ja ma ei saa tegelikult kogu potentsiaali kasutada. Et ja see muideks on ka üks teema, mis on, ma nägin selle väga hiljuti läbi, mul on toimunud siin peale, me tegime ühe retriidi aasta alguses ja peale seda on mul toimunud nagu väga suur isiklik nagu transformatsioon selles mõttes, et ühest küljest ma näen, et ma nagu avardun tohutu kiirusega, aga ma saan ka kuidagi praegu sabast kinni nendel lõksudel, mingitel lugudel, nagu see pilk või see, mis iganes minu sees neid sabasid püüab, on läinud hästi teravaks praegu, nagu ta läheb läbi, saab aru. Ja tead, mida see ego asi, see ego siis minu koht, ma pean silmas ego all siis seda alateadvust ja seda mõistust, seda kombot, mis tahab meid lihtsalt nagu rooma ja aju tasemel elus hoida. Ja mida mu ego siis oli teinud ja ma ei näinud seda läbi varem kui nüüd, oli see sama koht, et need samad mingid teemad minu elus, ala see keha ja raha, ma oskan neid täna nimetada, mis iganes seal veel võib olla, olid need, kus ma siis rääkisin endale, et ma olen need mingis mõttes nagu ära lahendanud. Sellepärast, et mul ei ole õigust töötada inimestega, kui mul on need endal need asjad tegemata. Sellest meil oli juba juttu. Aga mida see tekitas, oli seal tohutu palju jälle tegevust, mõtteainet, endas kaevamist ja see lihtsalt loob selle, et ma ei lähe sügavale nende teemadega, sest ma kuskil pinnal nagu hullult vahutab, nii palju on teha. Nagu sellise asja nägin läbi, et miks ma ei lähe sügavale, on see sama asi, et mul on juba tehtud ja ma ei tunnista endale, et mul on seal veel kohti, kus ma tahaks edasi liikuda, sest kui ma endale tunnistan ja endale nähtavaks teen, siis ma olen justkui enesearengus läbi kukkunud. Mina tahan täiega, tead mida mina tahan? Mina tahan valida täiega enda heaks töötama inimesi, kes ei ole, kes on nendes igasugustes valdkondades täiega teekonnal. Et kui keegi ütleb mulle, et näed, et ta on see on tehtud ja see on tehtud, ei tundu nagu usutav mulle. Ma ei taha. See on hea koht, sest seda kohtab tihti, kui inimene istub ka siin minu sessioonitoolis ja ütleme, et kas võib see olla selle teemaga seotud. Ei, see on mul tehtud. Ma olen käinud sellega, ma ei tea, teraapiaselt tehtud, aga endal on selline laeng. Saad aru, et okei, see on kõige muud kui tehtud. Ja jälle see, et ei too endale nähtavale, julgus endale tunnistada. On asju, mis mulle meeldib mõelda niimoodi, et ega meil ei ole nagu 65 000 erinevat probleemi, millega me siin elu stiilime. Meil on mingisugune käputäis teemasid, mida me ketrame ja konstellatsioonimaailmast olen ma kaasa võetnud selle tõe ja see kuidagi mind on nagu mõnusasti kõnetanud, et sul on 2 probleemi. Üks probleem on ema ja teine probleem on isa. Ja hiljuti ühe kliendiga rääkides täpselt see sama temaatika, ta ütleb, et ei, aga selle teemaga ma olen nii palju juba tegelenud. Ja siis ma tõin talle näite, et minu emal on siis selline nagu suht crazy saatus, et ta valis ennast ära tappa. Ja see tekitas siis minu emas mingid asjad ja mida mina olen siis saanud oma nahal kogeda, mis omakorda on jõudnud ka minu tütreni mingisugused nagu teemad. Ja siis ma üks päev mõtlesin, et issand, kui hea, et kõik asjad käivad läbi selle. Nii lihtne on. Teeme sinuga sessiooni, saan aru, vanaema Elfriide seal jälle oma enesetapuga mul mingisuguses nagu teemas kerkib ülesse. Ehk siis see ei ole halb, et ma kohtun selle sama asjaga uuesti. Minu jaoks on see mõnes mõttes lihtsalt nagu, see on nagu mingi kergendus. Mitte see, et näed, ma olen siin ikka see ema teema, ma olen selle ka läbi teinud, kus ma olen selle vanaema peale nagu kohutavalt vihane ja reaalselt protsessin seda ütlen nagu, et pidid sa ennast raisk nagu ära tapma, et nüüd me siin nagu, ma ei tea, aastakümneid siin kaevan selles teemas, aga siis, kui ma julgen vaadata nagu seda pidi, et aga ongi väga suur osa kõigest sellest ongi sellega seotud.
sest et see on üks kuradi suur lugu, kui keegi otsustab lihtsalt nagu ennast ära tappa ja oma pisikese lapse kuskil ilma peale jätta. Ja see puudutaski minu ema väga sügavalt. Ehk et teisest küljest võib ju valida olla täiesti õnnelik, et näe, siin ma nüüd siis olen, on. Samas see küsimus, et sa ütlesid suur lugu ja ma panen tähele, et ma väga sageli kasutan seda. Näiteks minu suur teema, minu suur see ja teine on ju. Nüüd kui võtta see tähenduse andmine, et see on meil endal nagu vaba valik, siis kui palju sinna saab kinni jääda, et anda sellele väga suur tähendus? Väga suur, muidugi suur saab. Probleem, suur lahendamata asi. Ma isegi nagu, siin on ka nüüd jälle see sama, et mida see suur mu jaoks tähendab. Et kas see suur tähendab minu jaoks midagi ületamatut ja kohutavat takistust, et näed, vahet ei ole, teen siin niipidi või naapidi, see on nii suur, et ma ei saa... Kas sa vastutuse ära? See on see küsimus, on ju? Et ma ei saa, mida ma mõtlesin, üldse see küsimus on nagu sulle, aga teemas, et kui see teema on suur, et kas see suur tähendab seda, et ma ei saa midagi teha, ma ei saa midagi muuta, ma ei saa nagu endaga midagi teha, sest see on seal nii suur. Mul enda jaoks on see pigem nagu selline koht, et ma saan aru, et see on nagu laiapõhjaline ja ma ei koge enam täna seda, et ma ei saa midagi teha, ma ei tunne, et ma olen selles loos väike, vaid et pigem ma saan aru, et jah, see oli fundamentaalselt crazy asi, mis juhtus, see on jätnud jälje minu suguvõsasse ja ma täna ei vaata sellele enam peale niimoodi, et see on nagu mingi lõputu küünlapäev ja ma jäängi selle teemaga nagu jaurama. Aga see on äge, kuidas sa selle välja tood, sest et ma olen selles kohas olnud. Ma olin täna seal, kui sa mäletad. Okei, täna oli siis selline sessioon, minu kord olime, siis niimoodi kordab, sessioneerime üksteist. Ja ma ütlesin Ketlinile, et kas sul muidu tarokaardid on kaarsas või? Et ma tahaks mingi vana ägedat asja, mis on nagu vana hea Ketlin. Praegu sa teed nii paljusid asju. Võtsime tarot välja, mõtlesin, natuke vaatame, panin muusika siin veel käima ja sain sellise rahatripi ja täiesti mitte finantsiliselt vaba Ketlin juhatas, avas uksi, hoidis ruumi. Ma sain väga vägeva taipamisi ja ma leidsin just selle koha, kus üks lause, mida minu ema on minule öelnud, sinust ei tule kunagi mitte midagi. Ma olen täna 46-aastasena, ikka olin selle lüksus, aga ma ei saagi nagu saavutada seda teist või mis saavutada, aga luua oma elu selliseks, nagu ma tahan, sest ma ju nagu tahan ja teen, aga tema ütles nii ja vot see on nii sügaval minu sees ja vot siis tuleb see, kus ma ei saa, ei tööta. Aitäh, et sa jagasid seda lugu, sest see tuli nagu läbi täna. Ja nüüd ongi nagu need erinevad nagu vaatepunktid, et kas ma nagu jauran selle sees ja ütlen, et näed, ma ei saa siit välja, või ma saan aru, et jah, see on suur, see on mõjutanud, see on laiapõhjaline, see on mõjutanud, aga ma ei anna sellele seda tähendust, et see on nagu lõputu küünlapäev ja never ending, on ju. Jälle jõuame sinna. Just, jälle see vanaema Elfriide, tervitused vanaemale. Ja see koht, kus ma vahest nagu, täna ma mõtlen selle peale, et kui korraks veel vanaemast rääkida, et siis täna ma tegelikult mõtlen üldse selles loos nagu selle peale, et on tegelikult kahju, et see juhtus, sest ma oleks teda väga tahtnud näha, ma oleks tahtnud teda kogeda oma elus. Et milline oli see naine, kelle seest sündis minu ema. Ja kui nagu huvitav oleks olnud nagu teda näha ja tunda ja kogeda, aga ma tunnen ja kogen teda nüüd läbi sellise loo, kus ta nagu, tal on tegelikult nagu rets roll. Et ta võttis nagu väga nagu vinge rolli on ja nagu süsteemselt. No, ja kahtlemata ju ka väga julge naine. Väga julge, väga julge. Ja kui tahta, siis saab ju minna kohtuma. Aga pigem siin on jah see sama inimlik nagu inimtasandi igatsus selle vanaema järgi on ja et aga ma oleks tahtnud siin päriselt kogeda ja näha on.
Ega sealt saab jääda kinni ja Muidugi, rolli minna ja ollagi nagu minu koht oligi see, et näed, õde sündis, mind lükati pildist välja, näed, vaene mina ja siis ma käin terve elu ja nagu mõistusega saan aru, et ei ole ju nii, et ma olen täiesti elujõuline ja vägev naine ja suudan oma elu juhtida ja luua nii, nagu tahan, aga taustal on see ja see mõjutab nii paljusid asju. Ja minu paari kuu tagune üks täiesti fenomenaalne märkamine või taipamine saabus täiesti, ma ei saa öelda, et see oli suvaline telefonikõne. Aga mulle meeldib, kui inimesed, kes ei ole, kelle juurde ma ei ole läinud nagu teraapiasse, avavad mulle mingisuguse ukse. Ehk et siis me võiksime olla valmis ka selleks, et erilisi hetki, kingitusi ja avardumisi võib tulla nagu kõikjalt. Ka trammis on ju. Aga ma sain aru, et kui sina rääkisid sellest enda loost, eks ole, et tuli õde ja mind lükati välja, siis mina sain pihta ühele põnevale enda elu juhtinud nagu loole. Ma isegi täpselt ei tea, kust ma selle siis nagu võtnud olin või mille pealt ma selle nagu enda tõeks olin teinud. Aga see on oli väga lihtne lause ja selle lause sõnastus on, et armastus on piiratud ressurss. Et seda on piiratud ja kui ma sellele otsa hakkasin vaatama, siis ma sain aru, et vägev lõks, vägev lugu ja selle loo rääkimise viis on olnud minu jaoks nii peidetud, et ma ei ole sellest absoluutselt aru saanud. Absoluutselt mitte. Mis see minu jaoks tegi? Minu jaoks tegi seda, et ma hakkasin lihtsalt sellele otsa vaatama ja sain aru, et lähtuvalt sellest konkreetsest ühest lausest on mu elus olnud peaaegu kõik piiratud. Mitte ainult armastus, aga kõik. Oled ise selle ju ära piiranud, mitte keegi teine. Sest et mina valisin hakata nagu vaatama seda maailma läbi sellise prisma. Ehk et ja ilma ja olles nüüd mitte teadlik sellest, siis ma võin enda käest ka nagu küsida, et kui paljudest nagu mingisugustes enesearengu sellistest nagu, et kui palju ma oleksin võinud valida ka seda sellisel viisil, et ma jäängi kuhugi sinna mingisugusesse sellesse armastuse teemasse nagu ringlema. Otsima midagi, süüdistama, käima, kogema. Rahulolematus saadab kogu aeg. No see on olnud minu kogemus nende kahe teemaga, mis ma rohkem täna ei mainisin. Come on, muidugi. Võime keha teemast sinuga nagu 10 saateid ilmselt teha, et mida kõike ja kuidas ja mida ise ma seal sees olen olnud ja mõistan, et see on ka praegu minu jaoks aktuaalne. Ja, sama. On ju ikka siin, ega see ei ole nüüd nagu puhv lennanud kuskile minema. Aga ma olen teadlikum ja ma näen seda, kui palju ma panen seda fookust sinna. Kui palju ma lasen sellel praegusel keha kujul või keha kaalul siis oma elu segada sellega, et ma näiteks olen ka nagu mõelnud, et ma ei lähe kuskile, ma ei tea, ekstaatilise tantsupeole või sellepärast, et seal on kõik nii ilusad. Aga mina olen jätnud minemata erinevatesse kohtadesse selle pärast. Peale Kaisa sündi, mu teise lapse sündi, ma kaalusin peaaegu 96 kilo. Mu riidenumbrid olid 46, ma olen 1,64 pikk, nii et igaüks võib seal endale mingit pilti luua, ma olin umbes sellise kujuga. Ja ma töötasin keskuses. Ja ühel päeval tuli sinna poodi üks minu endine austaja, kellele ma olin nagu meeldinud meesterahvas. Ja ma põgenesin poest, paludes oma kolleegil mulle märku anda, kui see mees poest ära on läinud. Sest et ma sain aru, et ma olin selles lõks, see oli minu lõks. Sest et ma ei tahtnud talle silma alla jääda selles kehas. Sest et mul oli nii häbi, et ma olen paks. On ju.
lõksukoht. lõksukoht. Ja kuidas sinna kinni jääda, on jäädagi häbenema seda, et ma olen paks, ükskõik kui palju ma kaalun, sest see võib alati seal, see kuidagi jääb sinna, kui ma ise otsustan nii, et see on minu probleem. Versus see, et teha see nähtavaks ja no see tunne, piinlikkustunne, see tunne. Ja teised võivad meid näha ükskõik kui ilusatena ja ägedatena ja seksikatena ja mida kõike on. Aga see on nagu meie sees. Ja see on ka jälle nagu see sama valik, nagu mingisugune valik. Ma ei õigusta sellega, et võiks olla nagu totaalselt ülekaaluline. Aga ma arvan, et see on ka nagu nii mitmetahuline lugu ja ei ole ühtset retsepti, et kui nagu sina said sellega, siis ka mina pean ilmtingimata sellega saama, et kui kellelegi sobis kalorid sisse, kalorid välja pluss jõusaal. Käisime siia Tallinnasse sõites eile tanklast läbi, võtsime kohvi ja rääkisime ka kolleegiga midagi saiakestest, sest et kassapidaja pakkus croissanti ja ma ütlesin, et ei, teate, me oleme 40 pluss, et siin ja siis see tüdruk lihtsalt vaatab meile otsa, et ei, teate, see hakkab juba 30-ndates. No jah, väga väljaks on ju. Ehk et see koht kuidagi, kus nagu see kehade lugu ja see kehade teema, et see on nagu nii erinevatel inimestel, erinevatel ajahetkedel. Ja mõtle, siis on kuskil need inimesed, kelle jaoks see pole üldse mingi teema, kes on lihtsalt kogu aeg terved ja piitspeenikesed, söövad mida iganes on ju. Ja kas ma siis jään ka sinna kinni ja võrdlema ennast teistega. Ja siis ma ei ole kunagi rahul, sest minu mingisugune pilt ideaalsest inimesest on kujunenud läbi kõikide asjade, mis mul on öeldud, läbi mingite, ma ei tea, Instagrami piltide, see peab olema peenike. Ja siis ma olen elu lõpuni rahul olematu. Ükskõik, mida ma siis ette ei võta, et seda teemat lahendada. No vaimses maailmas üleüldse on ju, et või sellises enesearengu maailmas, et kõik igasugused nagu teemad, ka keha teema on ju selline, et tuleb jälle mingi uus kursus, minagi olen minu keha lugu teinud, ega mul on täna selline tunne, et ma ei taha mitte kellelegi mitte midagi lubada. Ei taha midagi väljapoole pakkudes, olgu see mingi kursus või retriit, ei taha midagi lubada. Ei taha öelda, et mida ma toon teie, nagu mida ma deliverdan kohale. Sellega saad midagi. Minu see koputamise teekonna materjalides on, ma panin selle sisse, siis ma tahtsin panna, sellepärast me läheme raamatuklubi formaadis ja absoluutselt, mis iganes ma keha teemaga teeksin, kirjutaksin selle alati sisse, et see ei garanteeri kaalulangust, see võib olla meeldiv kõrvalne. Et olla ka aus, kust ma tean. Just, ma mäletan, kuidas ma ühele Wildfiti coachile päris korraliku kogemuse nagu siis võimaldasin läbi selle, et ma mitte ei võtnud kaalus alla. Ma võtsin kaalus juurde programmi vältel. No võt, et need kehad on erinevad, no nii lihtsalt on, et see on hea asi, mida teada. Aga kuidagi kehast ja mul juba vahepeal vilgub siin üks teema, ma natuke põrgatsin ka neid teemasid suga enne saadet, aga praegu kanaldus sisse. Päriselt? Ma tahan küsida, mis sa kanaldamisest arvad? Minu tunne on see, et ma olen nagu jõudnud sinna, et ma tundub, et ma näen, et kanaldamine on ka üks tore mask. Et kui mõelda seda, et ma ise olen see algallikas ja jumal ja kõige looja ja mul on see inimene siin on ju, siis keda ma siis kanaldan ja kes on vastuvõtja? Kas see on nagu üks niisugune, mulle tundub, et võib-olla enesekaitsemehhanism nendel tajujatel, tundlikumatel inimestel, et võiks ju öelda, et issand, mis ta seal räägib, peksab segast, aga siis ta saab öelda, et aga ma ju kanaldasin. No, et see ei olnudki mina. Ja meil on ju täiesti olemas need tegelased, näiteks väga populaarne, keda ma olen minevikus palju kuulanud, on see Hicks, kes Abraham Hicks, kes siis see naine kanaldab teda. Et seal on kohe ametlikult ta nii välja toodudki, et see ongi keegi teine. Aga kui mõelda, et me kõik oleme meie ise, siis mis on see kanaldamine ja vaatan juba, et see aju ragiseb praegu. Kuidas sina seda näed? Sa ei pea samamoodi nägema.
mulle meeldis täna, tegingi ühte kinnisvara teemalist konstellatsiooni või sükest disaini ja mulle nii meeldis, sest et täna see klient ütles nagu mitmeid erinevaid lauseid minu kohta. Ta ütles, ma ei ole mitte kunagi sind nii maisena kogenud. Sa oled nii maine. Maine ketli. Ja see on mingisugune osa, mis mulle enda juures tohutult meeldib, sest et ma elan füüsilises maailmas ja mulle meeldib maisus. Mulle meeldib spirituaalsus, mulle meeldib vaimsus, aga mulle tundub, et ma olen nüüd nagu kuidagi jõudnud sellest ma ei ole kunagi ilmselt päris üüberspirituaalne olnud, sest kui mõelda seda, et meie üks signatuurretriite oli Riista retriit ja see sündis puhtalt sellepärast, et mul oli viirukist okse, siis ma tahtsin ikkagi midagi nagu Kas seal ei olnud ühtegi viirukit? See oligi maisuse ja vaimsuse nagu segu, et seal oli nagu seal olid viirukid ja tildod ja seal oli nagu kõik. Ma pean siia vahele ütlema, see oli täiesti epic. See on kõige võimalus osaleda kõige esimesel Riista retriidil. Mida me tegime niimoodi, et me otsustasime ära, et kui tuleb kas või üks naine, siis me teeme seda. Meid oli palju ja me tegime seda kas me tegime seda korra või 2 veel, ma enam ei mäleta, siis 2 korda tegime äkki või? Kaks oli kindlasti. Kaks oli kindlasti. Nüüd veel eksitan sind selle kanaldamise teemaga, mis mul sellega meelde tuleb, et see oli tegelikult, tundub see nime järgi võib-olla mingi mis see on, aga see oli väga sügavad seksuaalteemad tegelikult. Ja mis mul on eriti hästi meeles on ropendamise töötuba. Ma ei tea, kas sa ise mäletad? Ja päriselt seal minu silmad avanesid, sest mina võin ropendada küll, kui mul on ikka türa, minu väesõna. Kui ma tahan ikkagi väekalt midagi paika panna, siis ma ütlen selle sõna endale, enda sees ja niimoodi ongi. Vaata, kas sa nägid korraks liiks ei tulnud, aga kaamera läks uduseks. Et see minu kallis abikaasa helistas sisse, aga täpselt on ju elusätis. Et ühesõnaga, mul on okei ja ma seal lasin ka täiega. See oli siis niisugune töötuba, kus oli siis lase nagu kõik, et nii, kui sa roppesõna ei tea, siis mõtle välja. Ja mulle meeldis väga ropendamise töötoa koolitaja Tõnu. Ja, oi jummel need tegelased, kes seal kõik olid ühesõnaga. Ja siis, aga mu silmad avanesid seal sellega, kui ma nägin, kui paljudel naistel tegelikult raske. Sellepärast, et jälle need, võib ka siis öelda tänase kontekstis, et lõks, et sa pead olema kuidagi ilus, viisakas ja kõik see ja vaata, kui palju see hoiab tegelikult ka enesega tuttavaks saamist tagasi. Ja kui isegi ei tunnista endale seda osa, et tegelikult ma tean neid sõnu ka ja vahest juba tahaks kasutada. Ma kasutan palju. Kasutan üsna palju, aga ma kasutan ropendamist tihti peale siis, kus ma saan aru, kui ma olen mega emotsionaalne ja see on minu jaoks mingisugune minulik viis emotsiooni väljutada, sest ma olen, sa oled minuga töötanud, sa tead, et ma olen suht tuim, ju. Kindlasti. Aga kanaldamise juurde tulles, sest et siis... Vaata, see tuli ringiga tagasi. Kas nüüd võib öelda, et kui sa täiega ropendad, siis ütled, kanalist tuli, mina ei tea midagi. Ei, ikka mina ise ütlesin seda. Ma ei ole ise mitte kunagi kanaldanud mingisuguseid olendeid, nagu mitte kunagi. Ja ma olen kasutanud seda sõna küll, aga kui ma mõtlen praegu sellele, kui ma töötan klientidega, siis ma kasutan tänases ajahetkes ilmselt sellist väljendit, et ma ütlen, et ma kuulan sind. Ehk siis ma loen või kuulan sinu välja, sind. Aga olendite kanaldamist ei ole ma kunagi teinud ja ma ei oska sellest kuidagi ka midagi arvata, sest ma ei kuula mingeid kanaldusi. Ma küll tean erinevaid neid inimesi, kes need samad, eks ole, keda sina tõid välja ja neid on mingid rohanid ja ma ei tea, mis kõik, eks ole. Aga see kuidagi ei ole mind nagu kõnetanud. Võib-olla see nagu ja ma olen vist ise käinud kunagi ammu 2 kanaldamissessioonil, aga ma ei mäleta, mida see mulle nagu tollel korral andis. Ühel korral see andnud mulle üldse mitte midagi, siis ma ei olnud võimeline nagu, ma olin nii
sõna otseses mõttes perse augus iseendaga, et see oli nagu lihtsalt nagu maha visatud raha, onju. Ja ma ei osanud selle infoga mitte midagi peale hakata, ma ei mäleta tänaseks, mida seal räägiti ja mul kuidagi nagu ma ei arva vist praegu sellest tegelikult nagu mitte midagi. Jällegi, ei peagi ju panema mingit silti hea halb on ja, aga lihtsalt see koht, kus mulle nagu mis sulle endale on? Aga see tunne, et ma tunnen, et nagu, oota, ma lähen kanalisse nüüd, siis see on nagu mõnes mõttes nagu vastutuse äraandmine ka, et ei julge ise välja öelda, mida ma tunnen, ma ei tea, mis seal taga võib olla. Siis see, et äkki ei lähe täppi või noh, või siis tundub tõesti, et see jutt äkki kellegi jaoks nagu jabur, et siis ma saan öelda, et aga see ei olnudki mina, kes seda juttu ajas. Ma oma töös olen mina. Oma töös olen mina. Kui ma sinuga töötan, siis ma olen mina. Ma ei aja silmi pahupidi ja ma ei ütle, et ma lähen nüüd kanalisse või et ma küsin siin kellegi käest või et ma toon teile kuskilt mingid kõrgemaid joneldeid või peaingel Miikali või mingeid ufosid või tulnukaid või plejaadlasi või mul ei ole seda. Samas, kui Sulev on ruumis, siis Sulev on ruumis. No Sulev on siin, on ju. Ja. Teda ei ole vaja kanaldada. Aga teda ei ole vaja kanaldada. Ja eks see kuule ise vaata, kuidas sa sellest jutust siin tahad arvu saada. Kindlasti sellele on oma publik. Mul ongi ka see sama nagu koht, eks ole, et noh, kui see on sinu teema, siis nagu lase käia, kasuta, kui sa saad sealt nagu enda hüvanguks midagi. Aga mulle tundub, et mul ei ole sellega nagu ühendust, mul ei ole sellega sellisel kujul kontakti ja ma kasutan tarosid, aga ma kasutan tarosid miks? Sest see on pildikeel, see on sümbolistika, see ei tule kuskilt kosmosest. Aga kellele meeldib, kellele sobib, kes seda ise teeb, igaüks siis vaatab. Ja ma saan ka aru, kus kohast need hetked võivad tulla, sest ma olen kogenud neid väga mitmel korral ja ma nüüd näen seda, et see kanaldamise moment, see tulebki see, kus ma nagu räägin ja ma pärast ei mäleta, mis see oli. Ja siis on siuke tunne, et see ei olnud mina. Aga ma nagu jõudsin sinna, et aga see olen ikka mina. Lihtsalt need hetked on need, kus ma olen selles teenimises. Ma olen täiesti puhas, see ei ole minu isiksus oluline, vaid ma lihtsalt hoian kas kliendile ruumi või hoian siin mingit ruumi, me teeme siin need emotsionaalse töömise meditatsioone vahel, siis see on küll, et ma täpselt ju tean, mida selles ruumis öelda, et see, ma ei mõtle seda kuskil kodus välja, vaid need inimesed siin loovad selle. Et aga just see jah, et me ei kanalda kedagi teist, et ma vastutan ikkagi selle eest, selles mõttes vastutan ma võtan sessioonidel selles mõttes alati vastutuse, et see olen mina. Okei, kui ma teen konstellatsioonitööd, siis mina ei tea nendest töödest tegelikult mitte midagi. Minul ei ole mitte mingisuguseid nagu teadmisi, minu klient tegelikult vastused on kõik, info on kõik kliendis, tema väljas. Küll aga mida ma saan enda jaoks ja kliendi jaoks seal teha on ka see, et ma saan seda ma kuulen ka tegelikult seda infot on ja ma ei kanalda sellel hetkel mingi kedagi kuskilt, aga mul on tänaseks hetkeks võimekus kliendi välja lugeda, kui mul on vaja. Aga enamasti mul ei ole seda vaja, sest et see on tegelikult kliendi vastutus. Klient tegeleb sellega ise selles ruumis, kus ma tema jaoks olen ja vaata seal siis võib-olla ma kas küsin mingeid küsimusi või ma võin ka valida, kui talle sobib öelda, mida mina tunnen, tajun või näen. Aga jah, ma ei ole kanaldamist õppinud, kaasa arvatud ja ei räägi ma keeli, valguskeelt või mis iganes need on. Mina räägin eesti keeles, inglise keeles ka, kui vaja on. Ja natuke selle kanaldamise teemaga läheb võib-olla kokku, on veel üks asi, mis mul on praegu mõttes või vist tahaks saatesse tulla, on see, et väga sageli olen kuulnud, keegi hakkab midagi räägima, ütleb, või mul ei lasta rääkida. Selles lõksus ma olen olnud. Keegi segab, see kanal sagedus on segatud, keegi segab. Ma täna näen seda nii, see võib olla minu hinnang, on siis nagu on, et see on natuke selline nagu enese tähtsamaks tegemine, sest mina olen see inimene, kes teised teie ei tea, teie võite siin rääkida mida iganes, aga mina ei saa, vaata, mul ei lasta. Ja see on ka vastutuse äraandmine. Kuidas sinu kogemus? Mul on täiega seda kogemust olnud.
mul on seda eredad hetked. Mul on seda kogemust olnud. Õnneks Facebook täna on otsustanud ära kustutada kõik videod ja laivid, mida sa ei salvesta. Nii et see on kohe nagu tähetolm ja kohe on nendest ei ole nagu, nendest ei jää nagu märki maha. Thanks Facebook, aitäh sulle, et sa need laivid ära kustutad, kus mind segati ja ma ei saanud rääkida. Ma olen selles kohas olnud ja kui ma lähen kui ma nagu tunnetan seda, siis jah, selles on teatav ego ja see koht, kus on olnud mingisugune vajadus näida miski, mida ma tegelikult ei ole. Kas mind segati, kes mind segas, ma ei tea tegelikult, kas see oli päriselt seal ruumis olemas või ei olnud, küll aga olen ma seda kasutanud. Oli see siis pigem mitte nii-öelda planeeritud kasutamine on, et ma hakkan mingit kaardisessiooni tegema ja otsustan ära, et nii 30. minutil mul tuleb sega ja siis ma saan nagu seda kasutada. Okay. Või et see on see, eks ole, et mul ei lasta rääkida, et ma ei saa praegu rääkida. Täna ma ei tegele sellega või täna mul ei ole seda. Ja see koht võib tulla küll, kus lihtsalt ma teadki, et ma tahaksin sellest rääkida, istun ja ei tule, aga siis ma praegu näen seda nii, et aga ma ei vali praegu seda, ma ei vali rääkida. Et seal on midagi selles ruumis, mis kas minu tunnetuses ei võta seda vastu, seda ei ole vaja sinna, nagu sellised kohad. Ja jälle, et ma ütlen, et te võite saada sind ära trigerdatud, aga see on kallikes, et on teie enda vastutus. Meil oli tunne, et me tahame sellest teemast jutustada. Kas midagi on veel, mis tahab läbi sinu siia saatesse täna tulla? Mulle tundub, et ei ole. Et me hakkame nagu seda 600 lauset võime hakata siia lõppu ütlema küll, millest sa oled mulle lausa tassi teinud, et hakkame otsi kokku tõmbama. Liisi on teinud mulle sellise kirjaga laivi tassi, kus see kiri on peal siis täpselt niimoodi, et kui ma olen ekraani ees, siis see on ilusti nagu publikule teiselt poolt õiged nagu pidi loetav on ja mida see siis tähendas, see tähendas nagu vanadel headel aegadel, kui ma veel laive tegin, tähendas see seda, et nüüd alles hakkavad pärlid lendama ja siis selleks ajaks olid maha raputatud laivist kõik need, kelle jaoks seda ei olnud vaja ja siis hakkasid sealt mingisugused tarkuse terad võtsima. Strateegia. See on mulle uudis kusjuures. Ma ei teadnud, et see aga mina ka ei teadnud seda, sest seda hakkas publik mulle ütlema, et iga kord, kui sa oled selle lause ära öelnud, siis see tähendab seda, et nüüd ei tohi mitte mingil juhul laivist välja minna, sest et nüüd ja oli ka neid, kes ütlesid, ma üldiselt kuulasin alles pärast seda, kui sa selle olid ära öelnud. Nii et mulle tundub ka, et tegelikult plats on päris puhas, et kui mõelda, et ma tahtsin teha sellest soolo-episoodi, et lihtsalt sellest teemast rääkida ja vaata, kui äge, et sa kuidagi selle kinni püüdsid ja me saime seda koos teha, et üksinda oleks see tõenäoliselt olnud mingisugune umbes poole lühem. Et lihtsalt siis need mõtted, mis mul tulid on aga sina valasid mõnusasti sisse siia just tegelikult seda poolt, mis on siis nii-öelda inimestega töötamine või et kui minul on ka tegelikult selle enesearengu käigus olnud kogu aeg ja mul on enamus asjadega tõenäoliselt mu kallis Kaire saaks selle human designi kaardist kätte, miks see nii on, kui ma avastan midagi ja vaimustun sellest, ma tahan kohe seda edasi anda, nagu kasutada, ütleme siis õpetada või mis iganes viisil, sest muidugi, see on lihtsalt mulle loomulik. Ja see võib väga paljusid inimesi tegelikult täna kõnetada ja just see pool ka, kes võib-olla veel ei tegele inimestega, aga tunnevad, et tegelikult see on see, mis nagu kuidagi see tee veab sinna, aga võib-olla ei julge veel minna, et siis see on juba sinna head, et kas nüüd tundub nii hirmus, et kunagi ei lähe või sa lihtsalt otsustad, et see on sinu tee ja teiste kogemused on lihtsalt teiste kogemused. Ja ma nõustun sinuga, võib-olla saab ka minu human designi kaardist selle välja võtta ja mulle endale ma olen selle endale välja tulnud niimoodi, et kui ma tahan midagi süvitsi õppida ja midagi süvitsi kogeda, siis tasub seda teistega jagama hakata. Et ja see koputamise teemaline nii-öelda raamatuklubi täiesti mõistan, ka minul on see raamat kodus olemas, ma nägin, keegi otsis seda Facebookis ka. Eks need on, kes teekonnad. Ja ma just mõtlesin, et ilmselt minnakse sellele teekonnale. Keegi teine veel. Et mul on endal see raamat olemas ja tean väga hästi seda lõksu. Olen enda puhul just nimelt ka koputamise ja võib-olla mingite nii-öelda juhendatud rännakute puhul kogenud, et
kus ma vaatan nendele peale ja mõtlen, et see koputan mingit raha või kehakaalu, et noh, päriselt või. Kuigi olles ise läbi koputamise sessiooni teinud nagu väga-väga vinge transformatsioon enda jaoks läbi, siis on huvitav seda enda sees nagu jälgida. Et me oleme kõik teekonnal, me kogeme kõik neid erinevaid lõkse, olgu me siis nii-öelda kliendi staatuses, olgu me selle terapeudi või konstellööri või mis iganes staatuses, need ei kao, need arenevad ja kasvavad meiega koos ja tänases hetkes julgus endale öelda, et jaa, ma olen täiega olnud teinud nii või naapidi ja see täna enam ei ole üldse pädev. Et see on ka kindlasti omaette teatav nagu selline julgus tunnistada, et tollel hetkel ma oskasin teha ainult niimoodi. Tollel hetkel ma oskasin niimoodi panniga sulle virutada, ja ma muud moodi ei osanud. Täna ma teeksin võib-olla seda nagu hoopis teistmoodi. Aga siis me tegime niimoodi, sest meil on ju ka olnud mingisugused õpetajad, kelle pealt meie oleme vaadanud, et ahah, nemad tegid niimoodi, teeks siis ise niimoodi. Ja noh, mingisugusel hetkel tekib see julgus, et pole ole vaja nagu 10 programmi ja seda teist ja kolmandat diplomit. Et neid võib teha loomulikult. Ja vaata, kui seal on see vahe, et kui on päriselt ma saan midagi, ma lähen õppima, ma tahan minna õppima somaatilist coachingut, see väga kõnetab mind, sest see on nagu loomulik jätk, sest see on jälle see sama kehaga seotud, on ju, aga mitte sellepärast, et seda diplomit seinale saada. Just, ja see lause, mis mind konstellatsioonikooli lõpus läbi ühe teise varem lõpetanu saatis, oli see, kuidas ta ütles mulle, et kui sa lõpetad kursuse, siis unusta ära kõik, mis sa õppisid. Ja see puudutas mind nagu nii sügavalt ja see andis mulle vabaduse olla ja töötada endana, nagu interpreteerida seda õpitud meetodit ja lubada sellel meetodil areneda ja kasvada. Sest miski, mis on maailma tulnud 40+ aastat tagasi, ei saa jääda staatiliselt sellesse ajahetke, vaid et ka see meetod, kõik need meetodid võiksid, õigemini me võiksime lubada asjadel areneda, kasvada ja muutuda. Ja endal ka. Nii et lugupeetud kuulaja ja vaataja, unusta nüüd kõik ära, mida sa siin kuulsid. Las see raputas sind, kui sa tahad kuula uuesti ja siis unusta uuesti ära ja siis tule siit lihtsalt jälle samm edasi mööda oma enese imelist elurada. Aitäh, Ketlin, et sa tulid ja kohtume jälle siin või sealpool ekraani. Ja muidugi pane kanalile subscribe, sellepärast, et siis sa saad teada, millal tuleb järgmine episood. Tšau!